see harjutus on siis pingiga kükk, ehk siis selline lihtne algne versioon kükist, kust sa saad siis hiljem edasi liikuda siis mingisuguste teiste kükkide peale. Ühesõnaga, ideaalis mingisugune kast või pink, kuhu sa tunned, et sul on okei peale istuda ja vajadusel tood selle kuskile äärde, kus sa saad näiteks kinni hoida, nagu siin selle redelseina ääres. Ehk siis, kui sul on alguses lihtsalt keharaskusega siia istuda natukene keeruline, siis sa saad võtta siit seinast kinni ja aidata ennast natukene käega. Ja nüüd, kui see muutub juba lihtsaks, siis mis sa teha saad, on see, et aitad järjest vähem käega ja järjest vähem toetad tagumikuga siia peale. Ehk siis alguses võib-olla sa istudki siia täitsa peale, aga siis liigud selles suunas, et sa lihtsalt puudutad seda siit õrnalt ja tuled üles tagasi. Ja nüüd lõpuks mingi hetk ilmselt sa ei pea enam sealt kinni hoidma, võid jälle liikuda selle istumise peale, istud vaikselt maha, tõused ülesse, liigud jälle selle peale, et õrnalt puudutad ja nüüd, kui see muutub ka lihtsaks, siis sa võid endale siia ka võtta väikse lisaraskuse. Näiteks niimoodi hoiad mingisugust antlit käes või sangpommi ja teed lisaraskusega seda niimoodi. Ops. Ja mingi hetk, võib-olla sa tunned, et seda pinki pole enam vaja, siis võid liikuda ka ilma pingita küki peale koos selle antliga näiteks. Ja siis valid endale järjest raskemaid antleid, kui see kergeks muutub.